Tere kõigile, head sõbrad! Oleme täna jälle kirikutunnis koos, aga nii nagu see praegune olukord on, ei saa me kokku päris ühes ruumis, aga saan teile südamest tervitusi siit oma kodust Saaremaalt. Meiega on täna ka Kirsti. Tere kõigile! Tervitused Tallinnast! Ilus selline kevadine ilm on täna ja ma arvan, et hea olekski koos alustada seda lauluga. See on see päev, mille issand on teinud. Ma usun, et see on sulle tuttav laul ja siis sa võid kaasa laulda või plaksutada. See on see päev, mille issand teinud, Rõõmusta nüüd tema nimeses. See on see päev, mille issand teinud, rõõmusta nüüd tema nimeses. See on see päev, mille issand teinud. See on see päev, mille issand teinud, rõõmusta nüüd tema nimeses. See on see päev, mille issand teinud, rõõmusta nüüd tema nimeses. See on see päev, mille issand teinud. See on see päev, mille issand teinud ja me saame tõesti tänada, et vähemasti täna on see päev meil selline ilus kevadine päev. Aga kevadine aeg tegelikult on ka alati olnud osaliselt ka paastuaeg. Nii ka me oleme praegu sellel ilusal kevadisel päeval paastuajas. Ja möödunud pühapäeval siis sai veel olla kirikus jumalateenistusel, nii nagu tavaliselt, oli antud üks ilus kirjakoht Luuka evangeeliumist, kuidas üks patune naine võiab Jeesuse jalgu. Ja Kirstiga me arvasime, et kuna tegelikult pühapäevane evangeelium juhatab sisse kogu algava nädala, siis see sobib meile ka väga hästi tänaseks kirikutunni sõnumiks. Ja seda ma tahaksin teilegi nüüd jagada Luuka evangeeliumist 7. peatükist, salmid 36–50. Aga et evangeelium oleks ka nii-öelda nähtav, siis ma saan kokku panna sellest ka pildi. Selleks ma natukene nüüd liigutan oma arvutit ja tulen ise ka siit eest ära. Nii. Luuka evangeelium algab. Aga üks variseridest palus teda enda poole sööma ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Variser oli tolle aja juutide selline tark ja õpetatud mees. Nad elasid enamasti ka suurtes ja uhketes majades ja pidusööke sai seal korraldada nii, et kokku tulid kohe päris paljud inimesed. Paneme neidki siia istuma. Ja et see ikka tõeline pidusöök oli, siis oli ka laud uhkelt kaetud. Ja teenrid tegid veel süüa järjest juurde ja
et kõigile jaguks ikka seda rohkesti. Siin olid veel sellised väikesed väliköögid ja teiste seas oli siis ka Jeesus. Ja samuti oli siis selle koja peremees variser, kelle nimi oli Siimon. Ja vaata, linnas oli keegi patune naine ja kui see sai teada, et Jeesus istub variseri majas lauas, tõi ta alabaster rista mürriõliga. Me ei tea, mis pattu see naine oli teinud, aga inimesed põlgasid teda, teadsid, et tema elukombed ei olnud mitte head, aga temagi tuli sinna variseri koju. Kaasas oli tal üks ilus nõu, kus sees oli väga kallis nardi mürrisalv, selline samasugune lõhnav salv, mida kunagi hommikumaa targad tõid Jeesus lapsele kingituseks. Ja see naine tuli ja kuigi kõik vaatasid teda natukese ehmunult ja põlgusega, põlvitas ta Jeesuse juurde ja sellest kallist õlist valas ta Jeesuse jalgadele, hakates neid niimoodi puhastama, võidma. Kirjutatud on ja naine astus tema tahada jalgade juurde, hakkas nuttes tema jalgu kastma pisaratega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ja võidis neid mürriõliga. Aga kui variser, kes oli ta külla kutsunud, seda nägi, mõtles ta endamisi. See on nüüd see variser, kes seda pealt vaatab ja mõtleb. Kui tema oleks prohvet, küll ta siis ära tunneks, kes ja missugune on see naine, kes teda puudutab, et ta on patune. Tol ajal oli kombeks, et külalistel pesti jalgu ja variser seda ei ole Jeesusele teinud, nüüd tegi seda naine, aga variser mõtles, et kui nii patune naine siin Jeesus puudutab, siis ta tegelikult hoopis määrib teda rohkem. Jeesus aga näeb ka seda, mida inimene mõtleb, näeb inimese südamesse. Ja Jeesus ütles talle, Siimon, mul on sulle midagi ütelda. Tema lausus, räägi õpetaja. Ja Jeesus rääkis, ühel rahalaenajal oli 2 võlglast. Üks oli võlgu 500 denarit, teine 50. Ja kuna neil ei olnud maksta, siis ta kustutas nende mõlema võla. Kumb neist nüüd teda rohkem armastab? No see variser Siimon vastas, ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Ja Jeesus ütles talle, sa otsustasid õigesti. Ja pöördudes selle naise poole, ütles Jeesus, kas sa näed seda naist? Ma tulin sinu majja, sa ei andnud minu jalgade jaoks vett. Tema on aga pisaratega mu jalgu kasnud ja oma juustega kuivatanud. Sina ei andnud mulle tervituseks suud, aga tema ei ole sest ajast peale, kui ta sisse tuli, lakanud minu jalgu suudlemast. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga on võidnud mu jalgu mürriõliga. Seepärast ma ütlen sulle, on temale palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut. Niimoodi rääkis Jeesus ja ta tõusis püsti. Ka see naine sai tõusta püsti tema jalgade juurest. Ja naisele ta ütles, sinu patud on sulle andeks antud. Kõik need, kes olid siin variseri kojas,
Need, kes istusid Jeesusega ühes lauas, hakkasid iseeneses mõtlema, kes on tema, kes ka patte andeks annab. Aga tema, Jeesus, ütles naisele, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. Ja see naine, kes oli toonud nii kalli hinnalise kingituse, sai minna Jeesuse juurest tõesti rahuga, sai minna õnnelikuna. Ja ma arvan, ka need, kes olid siin kojas, hakkasid oma südames järgi mõtlema, mis on tegelikult kõige olulisem. See oli meie tänane piiblisõnum. See naine sai istuda Jeesuse jalgade juures ja olla talle päris lähedal. Praegu me ei saa ka olla oma sõpradele päris lähedal, kuigi me seda tahaksime ja tahaksime kindlasti olla ka Jeesusele niimoodi ligidal nagu see naine. Tahaksime ehk ka olla tema jalgade juures, kuulda, mida tema räägib, kuulda, et ta ütleb ka meile, sinu usk on sind päästnud, mine rahuga. Aga me saame seda mõttes teha. Saame mõttes olla Jeesuse jalge juures ja samamoodi saame siis ka tunda südames, kuidas tema meid otse kui kätel kannab. Sellest on ka meie järgmine laul. Nii, ma panen siia selle laulu sõnad ka teile ette, siis te võite laulda kaasa. Issand, sinu kätel elada ma saan, oled kindlaim kaitse kogu maal. Sina suudad luua uueks südame, anda lootust rahu hingele. Minu õnn on olla sinu lähedal, Jumalasse varjun üksnes ma. Minu õnn on olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada. Issand, sinu kätel elada ma saan, sinul jätkub ande jagada. Armu ülirohket meile kingid sa, nii meid hukatus ei hirmuta. Minu õnn on olla sinu lähedal, Jumalasse varjun üksnes ma. Issand, sinu kätel nuttagi ma saan, karistust seal kartma ma ei pea. Risti puul sind rõhus minu patu süü, selles ristis päästmine on nüüd. Minu õnn on olla sinu lähedal, Jumalasse varjun üksnes ma. Minu õnn on olla sinu lähedal, lauluga sind tahan tänada.
Vabandan, kui jäi äkki mõni rida sealt alt teil nägemata, aga nii hea on olla Jumala lähedal. Tõesti on hea olla Jumala lähedal ja tunda, kuidas tema meid aitab, toetab, kuidas ta alati ka kuulab, mida meie temalt iganes palume. Ja tema vastab kõigile meie palvetele. Nii me saame ka täna olla siin veel koos palves. Armuline hea taevan isa, me täname sind, et saame olla südames sinu ligidal. Täname, et sina meid varjad, kaitsed ja hoiad ka kõikide ohtude eest. Aga issand, me palume, et tõesti see kevad võiks tuua meile ka vabanemise sellest haigusest, viirusohust, mis meid kuidagi piirab ja ahistab. Palume, et me võiksime tõelise kevade saabumisel saada ka kokku oma sõpradega. Aga luba, et me täna saame südames olla koos oma armsatega, saame olla koos sinuga. Ja sina, Jeesus, oled meid õpetanud rääkima taevase isaga, palvetama nende sõnadega, mida kõik kristlased paluvad ühtemoodi kogu maailmas. Nii ka meie siin täna palvetame üheskoos. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja see on see päev, nagu me alustasime. Selleks päevaks ja ka kõigiks järgnevateks, mis meid võib-olla järgmisest kirikutunnist veel eraldab, soovin ma teile õnnistust ja soovin seda õnnistussõnadega. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paista oma palgel sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Saame veel laulda ka üheskoos nende õnnistussõnadega. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, ta pale paistku su peale. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, sul olgu armulik. Issand, kaitsku sind kõige kurja eest, sinu hinge hoidku ta. Tema
see pilt on mul suvila sauna juures tehtud. Ühel suvel oli kärbsenäpp teinud pesa sauna ukse viida peale. Tore pilt ja ilus on tõesti see laul. Soovin omalt poolt ka veel kõigile teile, armsad Kirikutunni kuulajad, vaatajad, olge väga hoitud, püsige terved, tundkem rõõmu sellest kevadest ja kui vähegi võimalik, olge ka looduses. Võib-olla saate siis ka teie näha mõnda väikest linnupesa, mis on ka kui üks jumala ime. Ja ilusat kevadet ka minu poolt ja ka Ruska poolt, kes on siin seda Kirikutundi kuulanud magades minu voodi peal. Järgmise korrani kõike head. Head aega.